alustasin rongisõitu, kui ma olin 3,5-aastane. Võru raudteejaamast pandi meid loomavagunisse ja sõitsime vahepeatustega ja tulunis ümberistumisega 16 päeva. Jõudsime Baikali äärde Irkutskisse ja me paigutati laiali Tšernomhova söö, Musta söö, Kivisöö kaevandusse endise Jaapani sõjavangide laagrisse, mis oli siis selline pikad barakid, pooleldi maa sisse ehitatud ja 28 kambrit oli igas barakis. See oli läbikäidav, kus komandant ja valvesõdurid käisid läbi ja kontrollisid meid. Aga see on jah, meil üksikad momendid, kui autost laaditi vagunisse, siis on tükk tühja maad, siis on kuidas seal naride peal oli ja kui rong liikus, siis vaatasime seal oksahaukudest ja võimalikutest akende välja ümbritsevad loodust. Kõik olid nukrad rusutud ja meid saadeti ära, kui me küsisime, et kuhu ja milleks ja miks, siis öeldi, et teid kui rahvavaenlasi saadetakse Siberi kaugetesse nurkadesse ja ilma tagasituleku võimaluseta. Aga ometi me tulime tagasi, küll mitte kõik, aga tulime nagu ränd linnutama lagunenud pesakastide juurde. Minu isa oli vabaduse sõdur, vanem vend oli metsavend ja nagu ennast ei oskagi süüdistada millestki. Seal Siberis me olime leedulastega kahasse seal, eestlased ja leedulased, ja kui täiskasvanud läksid hommikul tööle, siis lapsed jäid oma päevad ja eks me siis otsisime kontakti ja lahendust, kuidas päeva mööda saata ja kujundada ja otsisime siis võimalusi, kuidas areneda, kuidas, millega mängida. Aga mänguasju praktiliselt ei olnud, siis leiutasime ise ja igasugused vahendid. Minul oli siis isa puusepa tööriistad, mis jäid päevaks koju, eks ma siis nendega mängisin ja kujutasin ette, et mis midagi on kääridega ja kui ma olin ükskord sain ema nööbikarbi kätte, siis ma olin õnnelik, et sai kujutleda kõiki sellist asja. Ja leedulastega oli meil, ma ei osanud leedu keelt, leedulased ei osanud eesti keelt ja paar üksikut venelast oli ka, mis meid kõiki ühendas, kui läks kakluseks, siis me olime ühte meelt. Me oskasime eraldada juba ja enda eest seista. Aga pikapeale meil ka suhtlemise omandasime. Ja ma sain juba leedu keele leedulaste käest niimoodi, et ema tundis juba muret, et ma unustan eesti keele ära. Vanemad olid, meil oli söökaevandus ja see oligi meile suur eelis, sest seda varustati paremini. Ja ema ja õde olid siis kaevanduses tööl, nagu nüüd moodsas keeles öelda, et naiskaevurid. Ja isa ja vend olid kommunaalis ehituse ja remonditööde peal. Seal oli jah kindel stabiilne palk ja siis saime, nagu kütet oli ka, et kui vahetus lõppes, siis ema ja õde tulid ikka traadiga seotud söötükk üle õla, nagu hobusepea suurused tükid. Ja nendega kütsime siis, tagusime väiksemad tükkideks ja nendega kütsime barakipliiti, millega siis toitu valmistati. Leib oli jah väga valuuta tasemel. Meil oli igale väljaküüditatule oli ette nähtud 200 grammi leiba ja siis kaaluleib ja seda poes müüdi, siin mingisugune kaup meil oli Monstrum ehitis, millega siis leiba lõikas, pooleldi käis
letist välja ja siis ta kaalus neid, igalühel sai täpne vihikaal oli ja siis kaalus täpselt ja teinekord tulid kauplusest välja, siis oli leivapäts ja need väiksed tükikesi peal seal veel ja siis jah, mul ja järjekord oli hirmus ja trügimine, et kui sa sealt said välja, siis sa olid nagu saunast tulnud, selle leivatükiga välja said. Ja siis mul oli juhus, mis mulle sööbis mällu, et oli väike laps oli lükatud kohaliku jõhkardi poolt sinna auto alla ja ma trehvasin teiste vahelt nägema, kui lapsel oli lapse käekene ja tal oli leivatükk kramplikult peos ja see on mul siiamaani, et ta hoidis seda nagu varandust enda jaoks. '53. aastal, kui Stalin suri, siis kuulutati amnestia välja ja alaealised, nende käest küsiti, et aga kes teid siia kutsus, mida te siin passite. No ja siis meil lõi uuesti see kodumaa armastus ja patriotism välja ja võtsime neljakesi alaealised, kõige vanem grupi juht ehk giid oli meil siis 16-aastane tüdruk ja tulime viiekesi, istusime Irkutskis juba kupeerongi ja nädalaga sõitsime Moskvasse ja Moskvas istusime ümber ja Pihkva kaudu Võrru. See läks nädal aega. Ja tulime ja Siberis meie kooli ei tahtnud minna ja tulime siis Eesti kooli ja 3 aasta pärast, kui tuli üld amnestia, siis said vanemad ka järgi ja isa, ema ja õde, vend. Kodu ei olnud, tulin sugulaste poole, et võtsid mind vastu. Meil lesknaine oli 2 alaealise pojaga, ta võttis siis minu veel 3. Käisime Lõuna-Eesti koolis ja meie kodu oli vahepeal laiali tassitud. Sealt oli ainult tükikene vundamenti asemele ja siis me vennaga jäädvustasime selle mälestuse ja praegu on seal Eesti Kodu memoriaal meie kodukohal asemel. See nagu meenutab seda, see on siis jah, taadikuju, et peremees tuli läbi vaevada kodutallu tagasi, tolle kuju on istuv taluperemehe kuju ja nagu sümboliseerib seda sündmust ja tagajärgi jäädvustab.